Head uut aastat, kuutarokad ja eelmine aasta oli veel meil pusaloos valge kuutaro logoga pusa ja selle pusa võitja on siis Helen Sulli. Loodan, et kõigil tuleb vahva 2026 ja vaatame selles videos siis üle, mida see 2026 toob kõigile 12 tähtkujule. Tšau kõikidele jääradele, head uut aastat teile ja vaatame siis üle, mida see aasta toob. Ja mis on tulekul see aasta siis jäärale, mis on tulekul 2026? Huvitav, esimese kaardina kohe väga tugevalt väljas tornikaart. Tornikaart on siis suur arkaan. Ilmselt tähendab see mingit võimast või suurt või siis ka kiiret muutust teie jaoks. Noh, muidugi ta ei ole kõige positiivsem kaart, et võib tähendada nagu maailma kokkuvarisemist, et mingid asjad võivad siin nagu järsku läbi saada, aga samas ei tasu nagu positiivne, negatiivne olla, sellepärast et võivad läbi saada ka mingid rasked perioodid ja siuksed asjad, et kui olete olnud justkui siukses negatiivsemas energias, siis ka see võib väga järsku siin läbi saada. Et midagi siin väga järsku selle aastavahetusega nagu lõpeb siis. Aga tasub siin valmis olla siis nagu tegutsemiseks ja teise kaardina on jääral väljas müntide 2 ja 2 tähendavad, et siin on teil mingi valiku võimalus siis ja noh, muidugi mündid, eks ju, väga hea rahaenergia, aga võib ta tähendada siis mingit muutust. Võib-olla on siin vaja teha mingi valik või otsus, eks ju, aga samas see on paindlikkuse ja võimalustega mängimise kaart ning hea kohanemisvõime kaart. Et see kaart võib öelda, et teie ellu tuleb nagu muutus, aga kui te suudate hästi kohaneda, siis teil on võimalik see olukord justkui nagu ära kasutada või enda heaks pöörata ja eriti just materiaalselt võib siin mingi muutus teie jaoks olla kasulik. Aga teil on ka valik, et ise saate nagu valida ja vau! Kolmanda kaardina kohe esimene aasta lugemine ja jääral väljas äss. Müntide ässa võtab siis jäär kohe endale ära. Muidugi müntide äss tähendab täielikku küllust mingite soovide või unistuste täitumist ka, et see on siuke ülimalt positiivne nagu energia. Noh, muidugi kindlasti on siin väga hea siuke töö ja rahaenergiat, et põhimõtteliselt tegemist on ju müntide 1 ja müntide 1 ja müntide 2 siin põhimõtteliselt siis kõrvuti ka ja kindlasti tähendab siis 2026 aastal ütleks jäärale mingid materiaalseid või külluslikke siis arenguid. Noh, muidugi külluse energia on armastuse energia ja on siin ka viljakus olemas. Viljakus võib kellegi jaoks tähendada rasedust, eks ju, et siin nendest kaartidest võib ka välja lugeda seda, et väga järsku võib siis mingi beebi uudis kellegi suunas tulla. Aga noh, see on valikute küsimus, eks ju, ja noh, üldiselt ikkagi müntide äss, mina ütleks, et see on kõige parem äss, mida saada, sest see on üldine nagu küllus, et see on väga hea nagu siuke pereenergia ka, mitte ainult siis siuke töö materiaalne ja õnneenergia. Ja vaatame siis, mida näitab ka kuutaro pakk siin jäärale 2026. 2026 jäärale, mis siit on tulemas? Ja your commitment is being tested ehk siis su pühendumine on pandud proovile. Ehk siis sellel aastal näengi ette jäära jaoks palju võib-olla siukseid järske muutusi, mingite asjade lõpetamist, samas on siin valikuid, et peab tegema õigeid valikuid, mängima nende olukordadega, kohanema hästi uutele olukordadele ja lõppkokkuvõttes ikkagi see müntide äss väga külluslik ja 2 münti siin üksteise kõrval ka, et külluslikud materiaalsed arengud 2026 jäärale siis kindlasti. Aga kui video meeldis, pange ikka pöidla nuppu, oli meeldiv ning kohtume järgmine nädal taas. Head uut aastat senid ja vaatame siis, mida see 2026 toob teie tähtkujule ja mis on tulemas senile 2026. Ahaa, tahtis siit lõpus ühe lisakaardi anda, et tegelikult lendasid kõik kaardid välja, mis olid vaja, aga ainuke kaart, mis nägu ülespidi tuli, on senni jaoks karikate 4. Karikate 4 on mingi väga hea siukse nagu võimaluse või valiku kaart, aga see on negatiivse poole pealt siuke motivatsiooni puudumine või võimaluste või olukordade või pakkumiste nagu vältimine, et see kaart ütleb kindlasti, et hoidke silmad ja kõrvad piisavalt lahti, et te maha ei magaks mingit väga head võimalust siis. Nüüd muidugi aga teise kaardina on siin väljas ka mõõkade baas. Baasid on hästi nooruslikud energiad, eks ju, võib tähendada alati uusi mõtteid või ideid. Noh, mõõkade puhul see on
mentaalne energia ja suhtlusalane energia, et võib tähendada mingit uut suhtlust. Kindlasti baasid võivad kellegi jaoks olla nooremapoolsed austajakaardid, aga samas mõõgad, see on sihuke katsumused või väljakutsed, eks ju, et võib tähendada kellelgi uusi väljakutseid ja võib ka tähendada proovile panevad siis mingit nooremapoolset austajat kellegile. Samas nüüd aga kolmanda kaardina, on siin väljas ka müntide 4, et tundub, et siin number 4 millegipärast sõnnidele 2026 aastal on siis tähtis. Muidugi 4-ga nüüd siin müntide 4, et see on stabiilsuse ja turvatunde nagu kaart. Et ta ütleb, et kui te oskate enda rahaasjadega hästi nagu ümber käia, siis te suudate kas säilitada või saavutada hästi stabiilse ja turvalise keskkonna enda jaoks. Aga te peate olema ka ettevaatlik, et siin võib olla mingeid pettureid või see on natukene sihuke pettuste varguste kaart ka negatiivse poole pealt. Et võib-olla rahaasju ei tasu siin liigselt palju teistele isikutele või kõrvalistele isikutele nagu usaldada. Ja number 4 võib-olla kellelgi on elutee number 4 või 44, 444. Midagi võib siin kellegile tähendada. Muidugi, kui on elutee number 4, siis meil algab number 1 aasta ja 1 ja 4 väga hästi ei taha minna kokku. Et siis peabki natukene nagu ettevaatlikumalt käituma. Nüüd aga neljanda lisakaardina on siin väljas tegelikult seni jaoks ka karikate 9 ja lõpp hea, kõik hea tundub selles mõttes selle kaardiga, sellepärast et karikate 4 on, ta on muidugi seksuaalse emotsionaalse rahulolu kaart, aga ta räägib hästi positiivsetest emotsioonidest ja nagu soovide täitumisest. Siin on sihuke mingi kullalaegas ka, eks ju, et te võite võita midagi, saada mingi auhinna. Ma ei tea, mis täpselt teie jaoks seda nagu positiivset emotsiooni pakub, aga justkui siis see kaart ütleb, et peale seda, kui te midagi olete saavutanud, te tunnete, et te olete nagu täielikult rahul või täielikult õnnelik. Et midagi sellist suurt tundub, et on siin sennid saavutamas, aga peab nagu sihuke suhteliselt rahulikult või ettevaatlikult siin tegutsema, tundub see aasta. Vaatame, mis siin kuutaro pakk näitab sõnnile 2026 ja tuleb siin neitsi kaart. You are good enough, sa oled piisavalt hea ja see kaart on võib-olla natukene räägib siis enese alahindamisest, et kindlasti ei tasu ennast alla hinnata ja tegelikult see võib olla siin, et teil oli minevikus mingi halb kogemus, sündmus, suhe, side ja karikate 4-ga sellepärast võib-olla natukene välditegi mingeid pakkumisi või mis teie poole nagu tulevad, aga samas on siin mingi hea pakkumine ka olemas, kui te olete piisavalt ettevaatlik ja tegutsete rahumeelselt, siis tundub, et lõppkokkuvõttes karikate 9-ga jõuate justkui nagu õnneni siis. Senid, kui video meeldis, kindlasti visake pöidlanupu, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Head uut aastat, kaksikud, ja teie lugemist muidugi alustame natukene ikka teistmoodi alati ja täpselt enne siin, kui pakki segasin, siis viimase asjana kukkus välja pakist kuradi kaart. Ma ei tea, mis see 2026 siis teie jaoks tähendab. Tuleb olla võib-olla natukene ettevaatlik toksiliste inimeste suhetega, halbade harjumuste sõltuvustega ja üritage siis mitte lasta kellelgi endale mingit, ma ei tea, liiva silma puistada või mis need väljendid on, et keegi võib siin üritada mingit häma teile ajada, et usaldage siis enda sisetunnete, intuitsiooni ja nähke läbi need olukorrad. Ja vaatame siis üldpildis, mis kaksikutele see 2026 toob, mis on siin 2026 tulemas ja mis on tulemas kaksikule. Muidugi esimese kaardina oli siis kaksiku jaoks kohe väljas karikate 5, see on segaste tunnete ja emotsioonide nagu kaart, aga see kaart räägib justkui nagu liiga tugevalt minevikust kinni hoidmisest, et ta ütleb, et kindlasti peaksin lahti laskma mingist negatiivsest emotsioonist, mis kaasneb mingi mineviku olukorraga ja karikate 5 on alati sihuke kaart, mis ütleb, et kui te pöörate ümber ja hakkate uues suunas liikuma, siis te peatselt avastate uued võimalused ja valikud ja nagu mitmuses võimalused ja valikud, et ma ei tea, kas see on nüüd teie siin energia või on see kellegi teise energia, aga keegi hoiab liiga kõvasti kinni millegist negatiivsest minevikus. Ja kohe teise kaardina on siin kaksikutel väljas ka mõõkade 8 ja see on sihuke
siis nii-öelda mina ütlen, et see on niisugune ülemõtlemise kaart, et inimene justkui tänu mingile mineviku olukorrale kardab siis tuleviku olukordades tegutseda või suhelda ja see on tekkinud siis mingist vanast halvast kogemusest ja kui te kardate ise nagu või ootate seda, et iga järgnev kogemus või inimene, kes teie suunas tuleb, oleks nagu negatiivne, siis te just tõmbate sellega ennast nagu ligi ja kui te keskendute hästi tugevalt sellele negatiivsele mineviku kogemusele, siis ongi väga raske nendest asjadest nagu lahti lasta. Aga väga huvitav nagu lugemine just kaksikule ja tuli see nagu kuradi kaart ka seal enne välja, et ma ei tea, mida siin täpselt see keegi tähendab, võib-olla siin on väga mingi spetsiifiline kaksik, kes seda lugemist nagu kuulab või et igal juhul siin on vaja nagu tegeleda siis mineviku nagu negatiivse energia vabastamisega ja ei tohi liigselt siin koha peal nagu seista, et mõõgade 8 pigem ütlebki, et võtke side silme eest ära, hakake tegutsema, mitte miski peale teie enda ei hoia teid tagasi. Ja noh, muidugi kolmanda kaardina kaksikule tuleb siit välja sauade 8. Ja nüüd on meil 2 8 kõrvuti ja 1 8 on niisugune koha peal seisev 8 ja mitte tegutsev 8 ja nüüd sauade 8 tähendab kiireid arenguid, positiivseid uudiseid. See kaart võib tähendada reisimist, see võib tähendada kolimist, mingit asukoha muudatust. No sauad on enamasti aktiivsed, loovad ja kirglikud. Ehk siis põhimõtteliselt kaart ise ütleb, et tegutsege, kasutage ära enda loovust, tehke midagi, mida te teete kirega ja see viib teid siis justkui mingite sihtideni ja ongi siin niisugune nagu tunne, et mida rohkem keegi vabastab mingit negatiivset minevikku, seda lihtsam on tal või seda kiiremini saab ta siin sellel uuel aastal siis edasi liikuda. Ehk siis ühesõnaga kõik niisugused blokeeringud selle mõõkade 8-ga, et kõik blokeeringud jätke nagu sinna vanasse aastasse maha ja ei ole mõtet siin liigselt karta, et mingid teatud hirmud võivad olla meile kaasa tulnud ka lapsepõlvest, aga need võivad olla niisugused tühjad hirmud. Ja vaatame lõpetuseks, mis siis kaksikule tuleb Kuutaro paktist 2026 aastaks. Mis tuleb kaksikule? Ja don't let pride get in your way, ehk siis ärge laske uhkusele endale jalgu jääda ja noh, võib-olla see ongi see, et olete liiga uhke, et enam ei proovi või midagi, et mul ei õnnestunud ja enam ei proovi ja mingi siuke asi, et siin justkui mul on tunne, et kaksikud peavad rohkem nagu proovima või mitte nii kergelt nagu käega lööma ja ikkagi edasi nagu tegutsema, et siin tundub, et keegi nagu tahab koha peal seista rohkem ja mõelda nendele negatiivsetele olukordadele pigem kui et hakata tegutsema mingite uute olukordade nimel, aga nii kui ta hakkab tegutsema uute olukordade nimel, on toimumas mingid kiired arengud siis. Kaksikud. Kui video meeldis, kindlasti visake pöidlanuppu, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Head uut aastat kõikidele vähkidele ning vaatame siis üle, mida see 2026 aastat toob teie tähtkujule ja mis on tulemas vähile 2026. Vähk ja 2026, mis on tulemas vähile. Hopsti ja 2026 ja väga huvitav, kohe alustuseks 2 suure arkaani kaarti väljas ja mõlemad on number 2 kaardid. Esimese kaardina on vähil väljas siin ülempreestrinna. See on niisugune spirituaalse ärkamise kaart või mingite tõdedeni jõudmine. Hästi suur nagu niisugune eneseavastus ja eneseusaldus, intuitsioon, eks ju. Ja te võite siin midagi avastada, midagi võite ka teada saada, mingi saladuse, aga võite ka hakata nagu tajuma inimesi väga hästi. Midagi võib olla siin seotud ka taroga, sest see on niisugune nagu tarolugeja energiakaart. Et ma ei tea, kas midagi väga hästi resoneerub teil taroga või siin terves aasta mingi asi võib väga hästi resoneeruda või millegist te võite nagu väga hästi aru saada. Müstiline niisugune tundmatu salapärane kaart. Võib olla seotud ka siin mingi naisisikuga. Samas aga teise kaardina on kohe väljas ka õiglus ja õigluse kaart on siis number 11, aga 1 + 1 on 2, eks ju. Ja number 2 või 22 võib kindlasti siin tähendada siis vähkidele midagi. Ja õigluse kaart enamasti räägib siis sellest, et universum paneb need asjad niimoodi paika, et ausus ja õiglus nagu võidaks. Et võivad tulla siin mingid positiivsed uudised teie poole ja võib siin olla nagu see, et kui te siin minevikus jäite mingis olukorras nagu kannatanuks, siis justkui sellel 2026 aastal te võite sellest olukorrast
justkui väljuda võitjana, et ma ei tea, mis olukord see täpselt on, aga selline sihuke tõenäosus siin olemas on ja see võib juhtuda siis tänu mingile avastusele või tänu mingile selgusele või ma ei tea, mis siin täpselt on, see on natukene sihuke kavaluse energia ka, et keegi peab võib-olla enda kavalust ära kasutama, et jõuda siis tõe ja õiguseni. Aga igal juhul positiivne energia ja väga tugev spirituaalne kohe siin teie jaoks, vähid. Ja noh, kolmanda kaardina on siin vähkidel väljas siis müntide 3. See on päris huvitav nüüd, eks ju, et müntide 3 on enamasti sihuke nagu tööalane energia. Ta räägib heast meeskonna nagu tööst ja müntide 3 siis võib öelda, et ei ole mõtet midagi nagu üritada liigselt üksi läbi suruda, et võib-olla on lihtsam, kui küsida teistelt abi või teha teistega nagu rohkem koostööd. Et see kaart ütleb põhimõtteliselt seda, et koostöö võib viia kiiremate arenguteni. Samas aga nagu siin on sihuke mingi ausus ja õiglus ja mingi sihuke teema ja siis tuleb siia nagu lõppu see müntide 3. Mul hakkas isegi käsi naljakalt nagu sügelema, et see 3 kaarti, eks ju, et siin pildi peal on näha, et siin all on nagu 2 naisterahvast ja posti otsas on 1 meesterahvas ja see 1 meesterahvas suhtleb selle 1 naisega ja siis see teine naine siin teeb nagu tööd. Et mulle nagu veits tundub see, et see võib tähendada mingit mingi romaani või mis teema see on. Et töö juures võib olla kellelgi mingi justkui teine naine või keegi saab midagi teada või väga huvitav nagu energia siia vähkide lugemisse. Et tasub ettevaatlik olla ka mingite kolmandate osapooltega tööolukordades. Aga samas kokkuvõttes ikkagi, nagu ma ütlen, see müntide 3 on väga hea sihuke nagu meeskonna töökaart ja pigem ta nagu ütleb siis seda, et on lihtsam areneda, kui te teete teiste inimestega nagu koostööd ja see võib tuua teile ka mingid arengud ja mingid vastused. Ja vaatame lõpetuseks, mis siin vähil on tulemas kuutarapakist ja väga kiiresti kukkus see välja, the end of a tough cycle approaches ehk siis raske tsükli lõpp on lähenemas ja noh, ma ei tea, et kas see siis tsükkel nüüd peakski lõppema selle 2025 aasta lõpuga ära ja 2026 ongi siis nii-öelda see selja taga või see tähendab seda, et on siin 2026 aasta jooksul lõppemas mingi raske tsükkel siis teie jaoks. Vähid, aga see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, pange ikka pöidlanuppu, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Head uut aastat, lõvid, ja vaatame siis üle, mida see 2026 aastat toob teile. Ja mis on tulemas lõvile 2026, mis on tulemas lõvile 2026. 2026 lõvile ja no nii, midagi siit võib-olla nägin ka natuke, aga 2 kaarti tagurpidi ja esimene kaart kohe alguses lendas nägu ülespidi lauale ja esimeseks kaardiks lõvile on siis mõõkade rüütel. Ja noh, mõõkade rüütel on siis rüütlitest kõige kiirem kaart. Ehk võib-olla lõvid siin 2026 aastal te peate nagu kiiremini võib-olla nagu tegutsema või võib-olla ka rohkem nagu suhtlema, et mõõgad on hästi nagu mentaalsed kaardid ja nad on ka hästi suhtlevad kaardid ja kuna see kaart räägib kiirusest, siis mentaalne kiirus või kiire suhtlemine. Et midagi siin toimub kiiresti või on vaja teha kiiresti või midagi siin võib olla, et päris huvitav. Samas muidugi rüütlid võivad tihti olla siuksed nagu austajate kaardid, eks ju, et kui mõõkade rüütel tuleb välja, siis võib see ka öelda nagu seda, et kas väga järsku on tulnud teie ellu mingi uus austaja või võib siin 2026 aasta jooksul väga järsku tekkida siis mingi uus austaja. Et siuke huvitav energia, muidugi jällegi mõõgad on siuksed natukene katsumuste kaardid või väljakutsete kaardid, et võib ka tähendada kellegi jaoks nagu proovile panevat mingit austaja energiat. Nüüd teise kaardina, aga nägin ära, oli siin lõvidel välja tulnud nende enda kaarti jõud ja tundub, et lõvidel tuleb siis siuke nagu tugev aasta, et nii mentaalselt kui füüsiliselt ja jõukaart tegelikult ütleb, et teis ongi nii see mentaalne kui füüsiline jõud olemas, et te saate kõigega nagu hakkama, et kõige tähtsam on mitte nagu alla anda, et kui te ise alla ei anna, siis ei olegi siin nagu võimalust kaotada ja noh, ta võib öelda nagu seda, et tuleb pisikesi tagasilööke ja võib-olla kaikaid nagu kodaratesse,
aga ta ütleb ka seda, et mida vähem te tähelepanu pöörate mingitele nagu negatiivsetele asjadele, seda lihtsamini te sõidate neist mööda või üle siis lihtsalt. ja kui see teid ei häiri nagu, siis ei olegi mingit nagu draamat põhimõtteliselt. Et ärge andke alla, tegutsege edasi ja see peaks tooma teile siis selle võidukuse siin 2026 aastas. Ja no nii, kolmanda kaardina anname lõvidele välja ka siis mõõkade ässa ja tegemist on siis tänase lugemise teise ässaga. Esimene äss läks kohe välja jäära tähtkujule ja see oli müntide äss, aga lõvid võtavad nüüd mõõkade ässa endale. Ja noh, see on nüüd väga positiivne kaart siia lõvi jaoks, sest see tähendab sihukest mentaalset selgust, probleemide lahenemist. Kui on mingid vastused, millele teil ei ole olnud nagu vastuseid, siis nendele küsimustele võivad need vastused tulla. Kui te olete mõelnud sinna proovida või alustada mingi uue asjaga, siis igal juhul ma soovitaksin nagu proovida, sest mõõkade äss on väga sihuke nagu edukate ja võidukate uute alguste kaart. Ükskõik mis teemal siis see asi ka ei oleks, siis igal juhul tasub siin nagu proovida, sest mingi asi jah, võib teie jaoks siis tõesti väga kiiresti hakata arenema. Ja noh, kui keegi üritab siin mingit häma ajada teile, et noh, mõõkade rüütel peaks olema sihuke ausisik, eks ju, aga nagu ma ütlesin, et see võib tähendada sihukest proovile panevat austajat, siis tegelikult tundub, et siin 2026 aastal lõvidele väga palju häma ei saa ajada, sellepärast et mõõkade äss ütleb, et sihukesed halvad asjad tulevad kõik välja nagu. Okei, väga põnev, vaatame siis, mis lõpetuseks tuleb lõvile kuutaro pakist. Mis on tulemas lõvile kuutaro pakist 2026? Take time to breathe out, võta aega, et hingata välja. See muidugi kindlasti ei tähenda siin seda, et te peaksite koha peale nagu seisma jääma, aga ma arvan, et siin on pigem kaart räägib sellest, et mingi oluline asi saab justkui siis lõvide jaoks siin nagu lahenduse ja nad saavad nagu kergemini see 2026 aasta hingata. Samas nagu ikkagi tuleb siin pingutada, sellepärast et jõukaart ütles, et tuleb nagu pingutada, tegutseda, et ei tohi nagu alla anda ja nagu ütlesin, kui te alla ei anna, olete võidukas ja mõõkade äss peaksin väga hästi tõestama ja samas siis uusi asju kindlasti soovitan teil uuel aastal proovida. Lõvid, see oli siis teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, kui video meeldis, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Head uut aastat, neitsid, ja vaatame siis üle, mida see 2026 toob teie tähtkujule ja mis on tulemas neitsile 2026. Tundub, et siin on palju isikuid. Esimese kaardina tuleb neitsile kohe välja karikate rüütel. Noh, ütleme niimoodi, et rüütlid tihti võivad tähendada mingit austaja, partneri ja lähedase isiku energiat. Kõige rohkem siis austaja energiat ja eriti hea on siis karikate rüütel selles suhtes, et ta tähendab romantilist austajat. Ta võib tähendada mingit kutseid, kohtinguid, põhimõtteliselt ka mingit piknikku, eks ju, aga võib ka tähendada tunnete avaldamist ja tõesti tegemist võib siis olla mingi romantilise austajaga, et võib ka tekkida uus romantiline austaja siin 2026 aastal siis neitsidele. Aga võite ka ennast tunda siin romantilisena või emotsionaalsena. Küll nüüd aga teise kaardina on siin neitside jaoks väljas ka sauade emand ja tuleb nüüd siin sihuke tugev naisenergia sisse muidugi. Noh, siin on sauadega seoses ka palju seksuaalenergiat, eks ju. Sauade emand tähendab aktiivsust, loovust, kirglikust ja võib-olla siis see võib olla kellegi jaoks sihuke kütkestava kirgliku austaja kaart. Muidugi selle seksuaalenergiaga peab natukene nagu ettevaatlik olema, et see ei oleks inimese nagu peamine eesmärk või midagi sellist. Aga enamasti mina ikkagi ütlen, et sauade emand on kõige võimekam emanda kaart nagu taro pakis. Et see on inimene, kes on endas nagu kindel ja inimene, kes tegutseb enda eesmärkide nimel. Muidugi sauad võivad tähendada ka kellegi jaoks mingit sportlikust või head välimust. Kellegi võib siin olla ka kass, kellegi võib olla siin hobune. Et väga huvitav, kaks sihukest looma siis mõlema taro kaardi peal siin kõrvuti on. Aga ma ütlen, et see naisenergia kaart, see sauade emand, see on sihuke 70-30, et kuna on sauad ka, siis võib-olla isegi 60-40, et väga võimalik, et see sauade emand võib siin kellegi jaoks tähendada ka meesterahvast, et ka naisterahvaste jaoks võib siin tulla siis mingi kütkestav kirglik austaja. Aga kindlasti on võimalik ka endal saavutada seda energiat siis. Nüüd aga kolmanda kaardina
on siin neitside jaoks väljas ka karikate kuus ja see teeb nüüd olukorra huvitavaks, sest karikate kuus on hästi sihuke kerge ja mänglev nagu energia, võib ta tähendada mingeid positiivseid üllatusi ja alati tähendab ta positiivseid emotsioone, aga ta räägib nagu kahest inimesest või see on mingis mõttes ka sihuke nagu sõprussidemete kaart, mis räägib nagu lapsepõlve sõbrast, aga ta võib siis öelda, et kellegi ellu võib tagasi tulla mingi inimene minevikust, aga inimene, kes pakub talle hästi palju positiivseid emotsioone. See võib olla lapsepõlve sõber, see võib olla lapsepõlve mingi sihuke austaja, et pigem on siin sihuke nagu austaja energia või kire energia nende eelnevate kaartidega, aga muidugi karikate kuus võib alati tähendada ka suhtlust või sidet suurema vanusevahega, aga noh, vanusevahe ei pea alati olema siin nagu probleem, eks ju, et siin on sihuke nagu justkui hästi stabiilne energia, et just ongi see karikate kuus ütlebki nagu seda, et inimestel on nagu hästi kerge ja lõbus energia, et ma ei tea, mis see täpselt teie jaoks tähendab, et mingid üllatused minevikust või tõesti suurema vanusevahega mingi side või suhe, aga midagi sihukest põnevat on siin kellegi poole tulemas ja nagu ütlesin, et võib siin olla ka mingeid kohtinguid. Et väga huvitav, kaks isikut nagu noh, ma ei tea, Rüütel ja Emand. Et noh, emb-kumb, mis siin on siis need nais- ja mees energiad, et ma arvan, et võimalusi on siin mõlemale poolele. Vaatame, mis siin lõpetuseks neitsidele tuleb Kuutaro pakist. Kuutaro 2026 neitsidele. Mis on tulemas neitsidele? Ja don't let pride get in your way. Ärge laske uhkusel endale jalgu jääda ja noh, see kaart võib-olla siis ütleb seda, et tasub natukene siis vaadata olukordi ka teiste nurkade alt, mitte ainult enda vaatenurgast, võib-olla midagi sellist. Aga ei tasu ka liiga uhkeks nagu minna, et samas ongi nagu see ka, et kui te olete siin midagi saavutamas, siis alati ei maksa tervele maailmale sellest nagu teada anda, sest hästi palju on neid inimesi, kes üritavad justkui siis selle pealt mingit kasu lõigata või ära kasutada või mis iganes, eks ju. Aga ei tasu jah liiga uhkeks siin muutuda ja tasub jääda siukseks rahulikuks, aga üldpildis ma vaatan, et siin ülevalt need kaardid on kõik hästi positiivsed, et ootaksin siis neitsidele 2026 aastaks positiivseid suhteid. Aga see oli siis teie video, kindlasti visake pöidlanuppu, kui meeldis ning oli meeldiv, kohtume varsti taas. Head uut aastat kaalud ja vaatame siis üle, mida see 2026 aasta toob teie tähtkujule ja mis on tulemas siin kaaludele 2026. Mis on tulemas kaaludele 2026? Vau, okei. Esimese kaardina oli kaalude jaoks kohe väljas õnneratas. Õnneratas on nüüd sihuke huvitav kaart kaalud, mis siis ütleb, et ei tohiks kindlasti seal 2026 aastal liigselt pikaks ühe koha peale nagu seisma jääda enda tegutsemisega. Et igal juhul peaksite te kogu aeg edasi tegutsema mingi eesmärgi poole, sest õnneratas ütleb, et kui te jääte liigselt kauaks ühe koha peale nagu seisma, et ei toimu mingit arengut, siis võib teid saata nagu ebaõnn ja mingid asjad võivad sootuks ära lõppeda. Aga kui te tegutsete, peaks universum teid nagu saatma siis hea õnnega ja peaks teil tekkima mingeid uusi võimalusi ja valikuid. Nüüd muidugi teise kaardina on kaalude jaoks väljas mõõkade emand, mis on tegelikult kaaludele väga omane energia. Võib siis ollagi see teie sihuke energiakaart, olenemata sellest, kas te olete siin vaatajana naisterahvas või meesterahvas, tegemist on naisenergia kaardiga, aga see on tihti sihuke 70-30, et võib siin selle kaardi taga olla ka nagu meesterahvas. Mõõkade emand iseenesest kaardina on sihuke, ta räägib hästi iseseisvast inimesest, arukast inimesest, ausast inimesest, õiglasest inimesest. Mõõkadega peaks tegemist olema väga hea nagu suhtlejaga. Samas mõõkade emanda üks sihuke miinus on see, et mõõkade emand kipub iseennast nagu alla hindama ja tänu sellele võib näha nagu maailma natukene liiga tumedates toonides. Et kui te tunnete ennast selles kaardis ära, siis on see teie energia. Kui te tunnete kedagi teist ära, on see selle inimese energia, et see võib ka olla sihuke austaja partneri lähedase isiku energiakaart. Aga kui te mitte kedagi ei tunne selles kaardis ära, siis on see võimalik, et selle 2026 aasta jooksul kas te saavutate ise selle energia või siis on tulemas teie ellu sellise energiaga inimene.
ja nagu ma ütlesin, tegemist peaks siis olema hästi iseseisva inimesega, eduka inimesega ja ka hea suhtlejaga. Nüüd muidugi aga kolmanda kaardina on siin kaalude jaoks väljas surmakaart. Ja surmakaart muidugi ei pruugi siin kaaludele kõige halvemat tähendada, sest surmakaart on Skorpioni energiakaart ja peale kaalusid kohe on tulemas ka Skorpioni tähtkuju. Et see võib hoopis tähendada siin kaalude jaoks seda, et kui nad on siin ennast nagu alla hinnanud eelnevatel aastatel, siis see on just see aasta, kus nad hakkavad seda enesekindlust tagasi saama, enda võimu või väge tagasi saama. See surmakaart räägib suurtest muutustest ja suurte tsüklite nagu lõppemisest. Ja ta ütleb, et ei ole vaja liigselt palju nagu kiirustada, et kõik olukorrad juhtuvad omal õigel hetkel ja ajal, aga kuna meil oli siin see õnneratas, siis igal juhul on tark siin nagu vaikselt edasi tegutseda, et võtmesõna ongi siis nagu vaikselt, et ei pea meeletult pea ees kuhugi olukordadesse sisse jooksma, et pigem tasa ja targu ja see viib siis justkui siin mingite lahenduste ja olukordadeni. Muidugi see surmakaart on siis ju hästi suur nagu spirituaalse ärkamise kaart, et võivad tekkida uued maailmavaated, tõekspidamised ja nii edasi, eks ju, et võite enda jaoks hästi palju siis avastada sellel aastal kaalud. Ja vaatame, mis siis lõpetuseks on tulemas Kuutaro pakist 2026 kaaludele. 2026 kaaludele ja mis siit kukkus. Ja the end of a tough cycle approaches ehk siis raske tsükli lõpp on lähenemas ja võib öelda, et arvasin, et siin nagu rasked tsüklid said eelmise aastaga lõpetatud, aga võib-olla siis siin aasta lõpus või uue aasta alguses siis on vaja ikkagi nii-öelda veel mingi töö ära teha, et saaks see raske tsükkel nagu kellegi lõpetatud. Et ma ei tea, paljudel vaatajatel siin see mingi raske tsükkel on, aga samas kui vaadata nagu majandust ja siukseid asju, siis ega siin kellelgi võib-olla väga lihtne elu ei ole, aga tundub, et mingid rasked asjad saavad nagu ühele poole ja midagi nagu negatiivset saab siin jätta minevikku ja tegelikult on siin kaks siukest täiesti uue nagu alguse energiat, et see surmakaart ja samamoodi see viimane Kuutaro kaart nüüd ka ja nagu ütlesin, et ei tasu koha peale jääda, vaikselt tegutsege edasi. Kaalud, see oli siis teie video, kindlasti visake pöidlanuppu, kui meeldis, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Head uut aastat, Skorpionid, ning vaatame üle, mida see 2026 aasta toob siis teie tähtkujule ja mis on tulemas 2026 Skorpionile. 2026 Skorpionile. Ja muidugi esimese kaardina kohe väga võimsalt oli Skorpioni jaoks siin väljas sauade emand. Tegemist on naisenergia kaardiga, aga see on siuke 70-30, võib siin tegemist olla selle kaardiga ka meesterahvaga, aga sauade emand isiksus kaardina siis põhimõtteliselt tegemist on siin hästi siukse enesekindla inimesega, ilmselt ka eduka inimesega. Inimene, kes tegutseb enda eesmärkide nimel ja usub iseendasse. Sauad muidugi võivad tähendada siin mingit siukest head välimust, võib tähendada ka mingit sportlikkust, eks ju, et sauad on aktiivsed, loovad ja kirglikud. Kindlasti, kui see on kellegi jaoks siuke nagu austaja kaart, siis peaks see tähendama kütkestavat või kirglikut austajat. Muidugi natukene võib-olla selle saua, selle tugeva seksuaalenergiaga tasub ettevaatlik olla, et kui teie poole tulevad ka mingid isikud, et neil ei oleks ainult füüsilise kontakti eesmärki, aga kindlasti siin enamusel vaatajatel on võimalik endal saavutada siuke võimekas ja edukas ja enesekindel energia sellel uuel aastal. Nüüd, kurat, see kaart vist tegelikult tuli kolmandana, aga hea küll. Võtsin välja ja teise kaardina on siin Skorpionite jaoks olemas müntide 8. Müntide 8 on hästi siukse aeglase energiaga kaart, et igal juhul tähendab ta nagu kannatlikkust. Aga see on siuke kaart, kes tasa sõuab, see kaugele jõuab kaart. Et see on nagu millegi ülesehitamine või millegi arendamine, see võib ka olla enese areng. Et ta võib tähendada ka lugemist või õppimist või treenimist või mingit harjutamist. Samamoodi sauad emand on siuke aktiivne, kes tegutseb nende eesmärkide nimel, eks ju. Ja müntide 8 ütleb põhimõtteliselt seda, et kui te panete aega ja energiat mingitesse olukordadesse, kus te tahate näha neid nagu arenguid, siis kui te panete seda aega ja energiat, siis te näete neid arenguid ja neid tulemusi, et igal juhul see kaart ütleb, et kui te tegutsete nagu edasi enda eesmärkide nimel, siis te saavutate need eesmärgid, ükskõik mis see siis teie jaoks ei ole. Tegemist võib olla ka väga hea siukse töö või materiaalse energiaga, et mündid ikkagi on väga head rahaenergiad.
ja no nii, kolmanda kaardina on siin Skorpionil väljas sauade 5 ja sauade 5 võib tähendada nüüd natukene niisuguseid konflikte või pisikesi tagasilööke või ärritavaid sündmusi, et see on niisugune nagu võitlemise kaart ja võistlemise kaart. Et võib ka muidugi tähendada siin, et teil on niisugune püüdlev energia nende esimese 2 kaardiga, et sauade 5 tihti võib tähendada nagu konkurentsi, et noh, muidugi ilmselgelt, kui te kuskil võistlemas olete, siis kindlasti on seal nagu konkurents, aga ka tööalaselt ja mingites materiaalsetes asjades ikkagi on olemas mingi nagu konkurents. Samas midagi hullu see sauade 5 ei tähenda, et see võib olla ka sihuke jällegi treenimise, harjutamise energia, et sauad, nagu ma ütlesin, on aktiivsed, loovad ja kirglikud. Et võib-olla tasub siin siis 2026 aastal Skorpionitel ennast konfliktidest eemale hoida ja pigem siis töötada mingite eesmärkide nimel. Ja ükskõik, mis need eesmärgid siis on ja vaatame lõpetuseks, mis siin Skorpionitele tuleb kuutaro pakist 2026 Skorpionitele. Kuutaro. Time for healing, on aeg paraneda justkui siis. Ja võib-olla see kaart siis räägib nii-öelda, et minevikus on olnud siin mingeid raskeid kogemusi, sündmuseid, inimesi, suhteid ja nii edasi. Aga noh, nagu siis 2025 lõppes ära number 9 aastaga ja 2026 on number 1 aasta, siis see tähendabki uusi algusi, uusi võimalusi, uusi valikuid ja nii edasi. Ja on ka siis aeg nii-öelda nii mentaalselt kui füüsiliselt siis viia sellisesse tervenenud olekusse ja tasub siis näha vaeva, et nii füüsiline kui mentaalne tervis oleks tugev. Skorpionid, see oli siis teie lugemine, kui meeldis, visake ikka pöidlanuppu, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Head uut aastat kõikidele hamburitele ning vaatame siis üle, mida see 2026 toob teie tähtkujule ja mis on tulemas siin hamburile 2026. Mis on tulemas, ai tahab kukkuda, ei lükkasin pakki tagasi, aga siiski välja ta tuleb ja väga huvitav hamburid, väga huvitav. Esimese kaardina oli hamburitel kohe väljas sauade kuningas. Noh, ütleme niimoodi, et hästi temperamentne inimene on siin, karismaatiline, kindlasti hästi julge, hästi enesekindel, et sauade kuningas on siuke inimene, kes kindlasti endasse usub ja tegutseb enda eesmärkide nimel. Sauad võivad tähendada siin mingit sportlikust, head välimust. Noh, meesenergia, see võib olla mõlema sugupoole jaoks muidugi siuke kütkestava, kirgliku austaja kaart. Samas nüüd sauadega on siin tugev seksuaalenergia, sellega natukene tasub ettevaatlik olla, et inimesel ei oleks ainult füüsilise kontakti nagu eesmärke, aga midagi väga hullu ka siin tegelikult ei näe ja noh, muidugi kaardi peal on lõvi, eks ju, et võib siin hamburi tähtkuju olla seotud ka siis lõvi tähtkujuga, kuigi need tähtkujud ei ole siin niivõrd siis olulised. Võite siis saavutada ise selle energia, aga võib ka olla siis tõesti siuke austaja partneri lähedase isiku kaart. Muidugi kui kedagi selles kaardis ära ei tunne, siis peaks tegemist olema uue inimesega. Nüüd muidugi uuest inimesest rääkides tuleb siin teise kaardina välja anda karikate 6 ja karikate 6 ei räägi ainult uutest inimestest, vaid karikate 6 võib rääkida ka minevikust tagasi tulevatest inimestest ja see tegemist on siis siukse nagu hästi positiivse isikuga teie jaoks, et karikate 6 räägib hästi kergest ja mänglevast energiast, et ta võib tähendada positiivseid üllatusi ja positiivseid emotsioone ja võib siis tõesti kas mingi lapsepõlve armastus või lapsepõlve sõber või keegi võib siis 2026 aastal teie ellu tagasi tulla, aga samas võib karikate 6 alati tähendada ka nagu suhtlust või sidet või suhet siis suurema vanusevahega, et võib siis tekkida kas endast noorem või vanem austaja kellegil siin 2026 aastal. Ja kolmanda kaardina on siis hamburitele välja tulnud karikate emand, et tuleb nüüd siia ka siuke puhas naisenergia sisse. Karikate emanda puhul muidugi ütleks, et see protsent on isegi palju väiksem, et tegemist on meesterahva energiaga, sest karikate emand peaks olema siis kõige siuksem spirituaalsem emanda kaart, tugev intuitiivsus, empaatiavõime, see on tingimusteta armastuse kaart, siin on siuke hästi tugev siis nii-öelda naisenergia,
natukene sihuke häbelik, tagasihoidlik, aga kindlasti sihuke lojaalne kaart on see siis, et võib ta tähendada kellegi jaoks mingit lojaalset austajat, emotsionaalset austajat, võib-olla ka spirituaalset austajat. Naiste puhul kindlasti on siin see teie enda sihuke nagu energia, et saavutate mingi siukse täieliku nagu spirituaalse rahu või emotsionaalse rahulolu või midagi taolist. Et noh, emb-kumb muidugi võib siin see vastastikku ka olla, aga pigem tahaks uskuda, et see karikate emandaja energia on siis naisterahvaste energia ja pigem siis nende naisterahvaste ellu võib tulla mingi kütkestav kirglik austaja. Aga võib see ka olla siis jah, tõesti keegi minevikust. Ja vaatame siis hamburitele lõpetuseks, mis siit kuutaro pakk on näitamas 2026 hamburile. 2026 hamburile ja tuleb siit kaljukitse kaart. Kaljukitse on kohe järgmine tähtkuju. Your hard work is paying off. Ehk siis su raske töö tasub ennast ära, et kui hetkel tunnete, et näete kõvasti vaeva ja ei tea, kas on sellel ikka mingit tulemus, siis tegelikult tundub, et siin 2026 aasta jooksul peaks nagu selgeks saama see, et mingid tulemused on siis hamburite poole või hamburite kasuks minemas. Et tundub väga positiivne. Loodan, et kõigil tuleb tore aasta. Kui teile video meeldis, hamburid, visake ikka pöidlanuppu, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Head uut aastat, kaljukitsed, ja vaatame siis üle, mida see 2026 aasta toob teie tähtkujule ja mis on tulemas siin kaljukitsele 2026. Mis on tulekul ja 3 kaarti siit välja lendas. Nii siis, aga esimesena ainult esimene kaart oli nägu ülespidi ja müntide 2. Müntide 2 või noh, kõik 2 tähendavad siis kindlasti siin kaljukitse jaoks mingit valikuvõimalust, et kui valikuvõimalust on, siis see on ju tegelikult hästi nagu positiivne, et kui üldse ei oleks, siis oleks natukene keerulisem. Samas nüüd müntide 2 võib rääkida mingitest muutustest. See on niisugune väga hea kohanemisvõime kaart, võimalustega mängimise kaart, eks ju, et see kaart võib öelda seda, et tuleb siin 2026 aastal kaljukitsede ellu mingi muutus. See võib olla materiaalne muutus, sest tegemist on müntidega, aga kaart ütleb, et kui te suudate selle olukorraga nagu hästi kohaneda, siis põhimõtteliselt te suudate selle olukorra pöörata nagu enda kasuks või justkui nagu mingi olukorra ärakasutamine võib teil olla nagu kasulik nii majanduslikult kui siis ka arengu poolest või mingi sihuke nagu arenguenergia siin tundub olevat, et kui te mingi teatud olukorra kasutate õieti ära, siis te teete läbi mingi suure arengu ja see võib olla seotud siis mingi materiaalse energiaga. Väga huvitav valikute energia. Nüüd teise kaardina muidugi on siin kohe väljas kaljukitse jaoks sauade kuningas. Sauade kuningas on siis hästi sihuke karismaatiline, enesekindel isik. Muidugi tegemist enamasti on siukse eduka inimesega. Sauad võivad tähendada sportlikkust, head välimust. Muidugi tegemist on ka tugeva seksuaalenergiaga. Et kellegi jaoks võib see olla siuke lähedase isiku kaart, partneri austaja kaart, aga kui kedagi siin energias ära ei tunne, siis võib olla see siuke kaart, mis ütleb, et 2026 aasta tuleb teie ellu siuke inimene. Võite saavutada ise selle energia, eks ju, et võimalusi siin on palju, tegemist on nagu meesenergia kaardiga. Samas ka meesenergia kaartidel on mingi väike tõenäosus, et tegemist võib olla hoopis naisterahva nagu energiaga. Et võimalusi on palju, võimalusi on mõlemale tähtkujul, aga kindlasti võib see tähendada siis kaljukitse jaoks mingit kütkestavat, kirlikut, austajat, partnerit või mingit lähedast isikut. Tugev siuke meesenergia. Ja noh, see on lõvi on siin peal, eks ju, et noh, minu elukaaslasele siis väga hästi läheb see kaart ilmselt kokku, aga kolmanda kaardina on siis kaljukitsele tulemas välja ka karikate äss. Ja väga huvitav, esimeses tähtkujus järel tuli välja müntides ja lõvi tähtkujul tuli välja mõõkade äss. Ja nüüd siis kolmanda ässana on alles kaljukitsede juures tulemas välja, et siin on ennem oli 3 tähtkuju vahel, nüüd on mingi 5 tähtkuju vahel või 4 ja tuleb siis esmakordselt karikate äss välja, et kaljukitsele palju õnne selles mõttes, et karikate äss on üks suurimaid siukseid romantiliste energiate kaarte. Ta tähendab hästi palju siukseid positiivseid emotsioone või isegi emotsionaalset nagu küllust.
ja ka rahulolu, eks, et see on niisugune turvatunde kaart. Muidugi vallalistele inimestele kindlasti võib see tähendada siis mingit uut romantilist nagu algust teie elus, aga samas siis suhtes olevatele inimestele võib ta tähendada mingeid nagu järgmisi etappe suhetes. On see siis mingi kokkukolimine, on see abielu, on see rasedus, igal juhul väga niisugune harmooniline energia. Ja tõesti siin tundub, et kui te mängite enda kaardid nagu õieti, kaljukitsed, siis võib siin toimuda teie jaoks mingi meeletult suur nagu areng, võib-olla siis just suhtealaselt, aga samas kuna müntide 2 on siin kõige ees ka olemas, siis võib-olla ka materiaalselt. Aga vaatame, mis siis kuutaro näitab siin lõpetuseks kaljukitsele 2026 kaljukitsele ja conclusions are within reach ehk siis lahendused on käekaugusel, ehk siis kui hetkel kaljukitsed ei ole veel teie teatud küsimustele mingeid nagu vastuseid olnud või ei ole teil olnud päris kindlat nagu sihti silme ees, siis mulle tundub, et siin 2026 aasta muutused toovad kaasa siis ka selle selge nagu sihi nii võib-olla siis karjääri mõttes kui ka siis armastuses. Aga see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake ikka pöidlanuppu, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Head uut aastat, veevalajad, ning vaatame siis üle, mida see 2026 aasta toob siin teie tähtkujule. Ja mis on tulemas veevalaja 2026, mis on tulemas veevalajale. Ja väga kiiresti need kaardid siin välja tulid, muidugi esimene kaart. Korra midagi siin nagu vilksatas, mingi punakas värv, aga läks tagurpidi. Ja nüüd teised 2 kaarti tulid hoopis õiget pidi. Esimese kaardina on siis veevalajal väljas sauade 5. Noh, sauade 5 on natukene niisugune konfliktne kaart, et võib ta tähendada mingeid siukseid ärritavaid sündmusi või pisikesi tagasilööke. Samas ta ei ole väga kuri kaart, et ta on niisugune ka võistlemise kaart, et ta võib lihtsalt näidata, et ükskõik millega te siin nagu tegelete, et mingil alal võib siis olla nagu konkurentsi. Aga ta võib ka olla tõesti niisugune nagu treenimise, harjutamise energia, sellepärast et sauad on ikkagi niisugused aktiivsed, loovad ja kirglikud. Aga igaks juhuks tasub siin võib-olla siis veevalajatel see aasta natukene rohkem vältida mingeid intriige või konflikte. Nüüd aga teise kaardina on veevalajatel väljas siin müntide rüütel ja müntide rüütel on siis rüütlitest kõige aeglasem rüütel. Ehk see on niisugune kannatlikkuse energia, et peab olema siin kannatlik ja tegutsema edasi. Et müntide rüütelt on küll kõige aeglasem rüütel, aga samas on ka kõige töökam ja kõige viljakam rüütel. Ehk siis igal juhul tähendab müntide rüütel mingeid arenguid, aga ta lihtsalt ütleb, et need arengud võivad oodatust kauem aega võtta. Samas nüüd rüütlid on ka siis hästi tugevad siuksed nagu austajate kaardid, eks ju. Et võib ka tähendada seda, et kui te olete vallaline inimene, veevalaja, siis kas te ehitate ise hetkel enda vundamenti üles või austaja ehitab hetkel enda vundamenti üles, et siis teie suunas tulla. Et ma pigem arvaks, et kui teie suunas tuleb siuke nagu austaja energia, siis materiaalsed asjad peaks sellel inimesel olema väga korras, et see on siuke stabiilsuse ja turvatunde nagu energia. Nüüd aga kolmanda kaardina tuleb veevalajatel välja sauade 8. Ja noh, see teeb nüüd asja huvitavaks, sest siin keskel on siuke aeglane energia, aga sauade 8 tähendab nüüd hoopis väga kiireid arenguid. Et võib-olla see on see, et sellel austajal võtab aega, et teieni jõuda veevalajad, aga nii kui ta teieni jõuab, siis võivad asjad hakata arenema hästi kiiresti. Sauade 8 võib tähendada ka reisimist, kolimist, mingit asukoha muudatust, et keegi võib kellegiga väga kiiresti kokku kolida. Samas võivad siis tekkida mingid konfliktid, on ju, et liigselt ei maksa kindlasti nagu kiirustada nende asjadega, aga samas sauade 8 võib tähendada ka nagu positiivseid uudiseid, et väga järsku võivad mingid positiivsed uudised ka siis kellegi suunast tulla. Kuna 2 kaarti on sauade kaardid, siis ilmselt sellel aastal veevalajate jaoks on hästi tähtis see aktiivsus, loovus ja kirglikus, et te peate olema aktiivne, peate kasutama ära enda loovust ja peate tegema midagi, mida te teete nagu kirega ja need asjad viivad teid siis mingite teatud eesmärkideni, mida te ise soovite saavutada. Ja vaatame lõpetuseks, mis on veevalajal tulemas siin 2026 kuutaro pakist. 2026 veevalajale ja mis siit on?
Emotions are running high. Kõrged emotsioonid siis, et siin võib olla palju emotsioone siis mingite olukordadega seoses, aga väga võimalik ongi siin see, et emotsioonid tuleb vaos hoida sihukestes konfliktide olukorras ja võib-olla siis need emotsioonid tuleb kõik lahti lasta, kui siis need aega võtvad asjad siin müntide rüütliga lõpuks teoks saavad ja peale seda saab siis mingi hästi kiire areng siin sauade 8-ga veevalajate jaoks alata. Aga see oli siis teie selline lugemine, kui meeldis, visake ikka pöidlanuppu, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Head uut aastat, kalad, ning vaatame siis üle, mida see 2026 aasta toob teie tähtkujule ja mis on tulemas siin kaladele 2026, mis on tulemas kaladele ja vau, väga kiirelt need kaardid välja tulid. Aga esimese kaardina on siin kalade jaoks väljas sauade 2. Kahed on valikuvõimaluse kaardid, et kui valikuvõimalust on, siis alustuseks kohe tegelikult hästi positiivne energia. Sauad on aktiivsed, loovad ja kirglikud, et see tähendab seda, et te peate tegutsema, kasutama ära enda loovust, tegema midagi, mida te teete kirega. Kui kahed on nagu valiku vahel olevad kaardid, siis tegelikult see sauade 2 on natukene siuke nagu valiku ära tegemise kaart, et siin üks sau on jäänud nurka ja teisest inimene hoiab nagu kinni. Vaatab aknast välja kuhugi kaugusesse, võib see tähendada mingit netisuhtlust või mingit pikemat vahemaad. Samas on siin kaardi peal olemas ka gloobus ja reisibuss. Et see võib ka tähendada seda, et keegi võtab vastu otsuse reisida, kolida, vahetada või muuta mingit asukohta. Et päris siuke huvitav energia alustuseks, aga tegutsemise energia. Samas nüüd teise kaardina on kalade jaoks väljas sauad 9, mis on siis samamoodi siuke tegutsemise energia, aga sauad 9 on natukene ka siuke valmisolek tegutsemiseks, et ta on natukene siuke äreval olev kaart või justkui nagu keegi ootaks midagi halba, aga samas see kaart alati räägib siis mineviku vigadest nagu õppimisest ja see kaart ütleb nagu seda ka, et ei pea liigselt palju muretsema, et teie ellu tuleb mingi sarnane olukord nagu minevikus, sest tegelikult see kaart ütleb, et kui peaks tekkima siuke olukord, siis te teate juba, kuidas käituda ja kuidas tegutseda ja kuhu suunas nagu liikuda, et seda vältida. Et liigselt palju ei maksa muretseda siin siis mingite mineviku vigade pärast, et pigem tundub, et te olete õppinud nendest mineviku vigadest. Küll aga kolmanda kaardina, tuleb kaladele siia välja sauade 5 ja kõik 3 saua, et siuke tõeliselt aktiivne, loov ja kirglik energia, võib-olla ka mingi seksuaalenergiaga seotud, eks ju, et selles suhtes võib-olla peate natukene ettevaatlik olema, et siin inimestel ei oleks ainult füüsilise kontakti eesmärke, et see sauade 5 nüüd siia kolmanda kaardina, ta on natukene siuke nagu konfliktne kaart. Ta võib tähendada ärritavaid sündmusi, siukseid pisikesi tagasilööke, aga ta ei ole meeletult kuri kaart ka, et võib rääkida nagu võitlemisest või võistlemisest, et see võib tähendada siin mingis olukorras nagu konkurentsi, et ma ei tea, millega te täpselt kalad tegelete, aga siin mingil alal võib siis olla justkui nagu palju konkurentsi ja see võib tekitada natukene konflikte, aga samas ütleks, et tasub lihtsalt siis konfliktidest eemale hoida ja justkui kuna siin ees on see sauad 9, siis võib-olla te juba olete nagu teadlik mingitest sellistest konfliktidest, mis võivad tekkida ja oskate nagu käituda, kui siuke asi peaks nagu tekkima. Et liigselt palju ei ole vaja siin muretseda, pigem tundub, et tuleb siuke aktiivne, loov ja kirglik aasta kalade jaoks ja vaatame, mis siin lõpetuseks tuleb Kuutaro pakist. Mis on tulemas siin kaladele 2026 ja on siit välja tulemas work through your fears. Ehk siis töötage läbi enda hirmude ja võib-olla siin ongi siis, et mingid teatud mineviku olukorrad, inimesed, suhted, sidemed, mis iganes on pannud teid nagu natukene hirmu tundma. Samas on see, et võib-olla see on siuke nagu tühi hirm, et kui te kardate, et minevikus oli mingi halb kogemus, suhe, inimene, mis iganes, et siis järgnevad inimesed on nagu samasugused, et kui te niimoodi mõtlete, siis te võib-olla tõmmate seda just endale ligi, et pigem peaks siis suhtuma nagu positiivselt, ei tasu nagu kedagi pimesilmi usaldada, aga tasub ikkagi uskuda nagu head ja see võib just tuua siis teie poole need positiivsed inimesed. Kalad, see oli siis teie uue aasta lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, kui video meeldis, oli meeldiv ning kohtume varsti taas.